nagu ühelt süsteemilt või struktuurilt teisele üleminek ei nõua mitte ka häid liidri omadusi või siis nendele inimestele uute väljakutsete leidmist, et mul tekkis siit hoopis selline küsimus, et mida siis peab, et kui me räägime koolide ümberstruktureerimisest, siis tegelikult ma arvan, et võib-olla noored kooli liikmetele antud hetkel on palju põnevam teema see, et mida teha siis, kui see kooli juhtimine tõesti on halb, et mida peab üks direktor tegema Tallinnas selleks, et Tallinna Haridusamet lõpetaks temaga lepingu. Mida ta peab tegema selleks, jah? Selles mõttes, et sellest on erinevaid põhjuseid olnud ja neid on lõpetatud kas siis ebaväärika käitumise pärast, teatud reeglite rikkumise pärast, finantsdistsipliini ja oma tööga mitte toime tulemise pärast, nii et neid põhjuseid on erinevatel aastatel erinevaid, nii et ka neid koolijuhte on lahti lastud ja selles mõttes ei ole see nagu probleem, aga teine küsimus on see, et kuivõrd kiiresti ja kuivõrd lihtsalt neid lahti peaks laskma, see on nagu teine küsimus, et minu meelest siis, kui koolijuhi tegevus kahjustab otseselt õpilaste huve või õpilaste võimeid, siis muidugi tuleb ta lahti lasta ja siis tuleb otsus ka teha. Et selles mõttes on seda jätkuvalt tehakse ja tehakse ka edasi. Aitäh. Ma repliigi korras ütlen korraks ka, et võib-olla saalile ei olnud viimati mulje, et 5 aastat tagasi kindlasti Gustav Adolfi gümnaasiumis ei olnud, et see oli 8 aastat tagasi, kui oli eelmine direktor ametis, olid need reformi mõtted. Aga väga kiidan seda mõtet, et koolis tuleb lähtuda õpilasest, et minu meelest see ongi üks kooliga üks tähtsamaid selliseid kõrvalsihte, mis kogu aeg peab olema, kõik need protsessid ja tegevused, mis on koolis ette võetakse, et need lähtuvad õpilase huvidest. Ja ma olen hästi ebapopulaarne selles mõttes oma õpetaja seas, et ma olen seda välja öelnud, et kool on ju õpilaste jaoks, mitte õpetajate jaoks. Nii et õpetajatele sealhulgas tuleb tagada meeldivad ja head tingimused, aga kõik protsessid on õpilaste huvides ja mitte selleks. Palju on neid näiteid, kuidas koolijuhid tegelikult tahavad seda õpetajaskonda hoida ja leiutavad sinna mingit tunde 2 keelega, saksa keele tunde, et peast tunnikoormus oleks täis, peast õpetajaks, aga vaatamata, mida nad sisulist tegelikult seal teeb. Ja teine asi, ma tahaks öelda personalipoliitika kohta paar repliiki siia juurde, et Haridusameti juhataja Andrus Paivoga käis ka meil koolis õppeaast veel ja vaadati, et kuidas me oleme valmis õppeaastaks. Ja ma ei olnud esimese kohtumise juures, oli üks küsimus, et milline on teie personalipoliitika? Siis oli vestlus õppejuhiga ja mul jäi see enda poolt välja ütlemata. Meie personalipoliitika on, ma vastan siin avalikult, tööd saavad parimad. Ja ma väga soojalt soovitan kas Tallinna Haridusametil seda juhtumit järgida. Tööd saavad parimad. Kui jutt on sellest, et keda lahti lastakse, siis need distsipliinid, finants, muu ebaväärikes, kõik arusaadav. Aga ma püstitaks nagu retroperspektiivselt teistpidi selle küsimuse, keda ei lasta lahti. Ei lasta lahti pöidlaveeretajaid ja mitte midagi erilist tegijaid, kes ei paistagi millegi silma ei hea ega halvaga. Ja kokkuvõttes on see ei hea ega halb võrdub siiski pikas perspektiivis halb, sest midagi positiivset ei toimu, arengut ei toimu. Kui teie väidate, et teie personalipoliitika on, et tööd saavad ainult parimad, siis need parimad peavad kuskilt tulema, et kas meie praegune õpetaja magistriõpe toodab parimaid, et kuidas siis Mati Heidmets te hindate seda? No ikka toodab, muidugi toodab. Küsimus on nii, et kas meil on maailma tasemel ülikooli haridus õpetaja magistris? Vaata, maailmaga mul on raske nagu kuidagi, ma ei ole nagu kogu maailmaga nagu sõber. Aga ma küll olen seda meelt, et Eesti kool, aga mitte ainult nüüd PISA tulemust järgi, vaid paljude erinevate näitajate järgi, on üks maailma parim. Ei saa midagi teha. Kohe see tuleb välja erinevatest võrdlustest ja analüüsidest. Ja sealt me saame järeldada, et statistiliselt keskmiselt
töötavadki Eesti koolis peaaegu maailma parimad õpetajad, kuigi ma sain aru, et nad ei ole väga õnnelikud selle üle. Kas siis Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuuri hindamisnõukogu hindab õpetaja magistrit PISA tulemuste järgi? Ei, te ei küsinud ju, mida meie seal hindame. Mina rääkisin oma muljest sellest, milline on Eesti õpetaja, milline on Eesti õpetaja koolitus ja ma arvan, et see kindlasti on tegelikult parem, kui see mingi üldine kuvand. Aga ma usun, et see õpetaja haridus tahab kindlasti uuendamist, vaadates nüüd seda, mida noored koolid teevad, eks ole, ja ta tahab nagu niisugust professiooni laiali tõmbamist, nagu ma enne rääkisin. Nüüd tulla selle kvaliteediagentuuri juurde, siis kvaliteediagentuur tõesti on hinnanud õpetajakoolitus tänase päeva seisuga 2 ülikoolid. See on rohkem väga ei ole. Ja tegelikult ma tahaks öelda, et peaaegu kõikidele anti selline märk, et arenguruumi on. No ja ega ma läksin kohe sinna jõuda, et meil nagu 2 ülikooli tegelikult õpetajakoolitusega ju tegelevad. No ütleme vähekene. Et mõlemad koolid said mõõdukalt kriitilisi hinnanguid. Koos siis ka suunistega, mida tuleb teha paremini ja mida tuleb nagu teistmoodi teha. Aga mitte ühtegi õpetajakoolituse õppekava ei pannud kinni. Ei olnud seal ühtegi sellist õppekava, mis siis üle kohta öeldi, et see mingi sellega nüüd koju ära. Nii et jah, ma arvan, et õpetajakoolituses on, igal pool on arenguruumi, aga õpetajakoolituses ma arvan, on ka väga selged väljakutsed, mis on kirjas natukene ka selles strateegias. Keegi tahab nagu põhjalikult vaadata, siis laadide strateegia alla ja seal on igasugused vahvaid mõtted. Nii et tasuks igal juhul lugeda isegi siis, kui ta ei saa riiklikuks dokumendist. Ma arvan, et tõenäoliselt on praegu 50-50. Jah, küsimus läks juba meelest ära, aga ma arvan... Küsimus oli selles, et kas see on tasemel magistriharidus ja kuidas siis Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuur või mille põhjal ta seda hindab? No Eesti Kõrghariduse Kvaliteedi Agentuur hindab oma protseduuride põhjal. Need on hästi pikad ja põhjalikud ja kui ma hakkan neid seletama, et siis teil ei ole vist enne õhtust asja ära minna, aga tegelikult jämedalt öeldes hinnatakse 3 asja. Hinnatakse kvaliteeti, hinnatakse ressurssi ja hinnatakse jätkusuutlikkust. Ja õpetajakoolitus võrreldes nüüd kõikide teiste eluvaldkondadega, mida hinnatakse majandusõppe, tehnika, no ei paista välja erilise headusega, erilise kehvusega, ta on niisugune Eesti keskmine. Aga mis teie arvate, miks siis see, ütleme nii, et õpetaja magistrisse astujaid nii vähe on? Miks see ei ole populaarne? Jah, ma arvan, et see on seotud mitte ainult sellega, mida ja kuidas õpetatakse, vaid see on seotud selle teadmisega, mis pärast nagu saama hakkab. Ja see on muulgas seotud palgaga ja ka üldise positsiooniga ühiskonnas. Ja ma arvan, et siin on meil Eestis küll natukene aeg. Ma loen õpetajakoolituses magistriõppes mõningaid kursuseid ja need tudengid, kes on enamikus sellised praktiseerivad õpetajad. Aga ma olen väga arutanud, et mida teha saaks tänases Eestis. Ja kuna nendest tudengitest 96% on meesterahvad, siis minu üks küsimus on, et kus need mehed on. Ja siis, kui me arutame, et miks neid mehi nii vähe on, siis selgub ikkagi, et õpetaja palgaga perekond üleval pidada on keeruline. Nii et ma arvan, et selline õpetaja staatus, positsioon ja ka rahaline ekvivalent, mis selle tööst tuleb, on Eestis tõenäoliselt üheks kõige olulisemaks mõjuriks, miks see populaarsus ei ole selline, et tahaks. Selle kohta on uues strateegias kohe mitmeid häid lauseid kirjeldamist teha. Aga siit küsimus võib olla siis sellele, et milliseid uuendusi on oodata Tallinna Ülikoolis? Just mõtlesin, et kas sa mul ei lasegi rääkida. Ma peaaegu tunnen, et see on mu ametijuhet, mis siin õpetajaharidusega tegelenud.
jah, et enne kui ma räägin võib-olla mõnest plaanist, mis meil kavas on, siis üks mõte veel, et selle õpetaja professiooniga on ju mitu häda. Et üks ongi see, et ühelt poolt tuleks seda nagu laiendada, näha seda, mis siin Mati, mis kõrval ütleb, et tal on nagu teisi rolle peale sellise traditsioonilise õpetamise koolis. Aga teine häda on hoopis selles tükis, et näha üldse õpetajakutset kui professiooni. Et nagu te ise olete tegelikult praegu tulnud nagu teisi teid mööda õpetajakoolitusi, mis ekstra tegelikult väga eredalt näitab, et te olete omandanud väga hea teatud valdkonnas hariduse ja tegelikult te panustate väga tõsiselt, et õpetajaks õppida. Ehk siis, et mis ülikooli hariduse võib-olla häda on, ongi see, et meie fookus kipub minema selle nii-öelda aine või selle valdkonna alaste teadmiste õppimisele ja see fookus sellele, et minust saaks väga hea õpetaja, see kipub ära ajuma. Ja ülikooli häda on ka selles, et me tegelikult võitleme selle vahel kogu aeg, et te olete ju ise ka väga hästi sellega kursis, et kumb see õpetaja siis tegelikult on, kes vastutab selle õpetajakoolituse eest, kas näiteks matemaatika teaduskond või instituut või hoopis õpetajaharidusega tegelev nii-öelda üksus ülikoolis ja see vaene õpetajaks õppiv üliõpilane ei tea ka, kuhu ennast nagu nii-öelda määratleda ja et kas ta on siis see õnnetu, kes erialaselt toime ei tule ja siis läheb kooli õpetama või tegelikult ta on just nii hea ja palju parem, kuna ta suudab seda õpitud ainet ka teistele nii-öelda edasi õpetada. Aga me Tallinna Ülikoolis käivitame nüüd küll ühe projekti ja nii nagu teie programmi käivitamisel ma olin ju ka üsna palju sellega seotud, et siis oli kogu aeg küsimus, et miks Tallinna Ülikool võiks üldse huvitatud olla selle programmiga ennast sidumaks, siis üks idee oli, et me saame siit ideid ja õppida ise. Et me nüüd olemegi nagu jõudnud sinna maale, et natukene olemegi juba jõudnud õppida. Et siis, et me oleme jõudnud paljude õppejõududega sellele konsensusele, et me püüame õpetajakoolituse üliõpilase siiski kohe kooli saata. Ehk siis me tegelikult rakendame teie mudeli. Teine oluline idee on kasvanud meil välja haridusstrateegiast. Ma lugesin ka dokumenti korralikult läbi. Et ikkagi see digikultuur, mis meie igapäeva ellu sisse murrab ja kui me Eestis võime öelda, et meie haridusteadus või kasvatusteadused on suhteliselt heal järjel ja tõesti seda nad ka on lisaks sellele, et Eesti haridus on suhteliselt heal järjel maailmas, siis siin on üks asi küll veel, et ei ole tulnud selliseid innovatiivseid õpetamisstrateegiaid või meetodeid küll Eestis nagu kuskilt välja. Kui me oleme, ütleme siis teatud digikultuuri seisukohast nagu selline riik, kuhu tullakse õppima ja meid õpitakse, siis koolis me seda ei ole jõudnud veel rakendada. Ehk siis me tahame nüüd kaks asja kokku panna. Me tahame selle protsessi, kuidas õpetajaks õpitakse, ehk siis kohe kooli ja kogemuse põhjal oma nii-öelda teadmisi üldistada ja neid omandada. Ja teine siis, et kuidas maksimaalselt tehnoloogilisi võimalusi, õppeprotsessi ja uusi selliseid õpetamise meetodeid või lahendusi selle protsessi käigus välja töötada. Kommenteeriks ka veel õpetaja maine koha pealt, et tegelikult õpetajad ise on ju väga kriitilised enda positsiooni suhtes, et palgaks on vaieldamatult üks osa õpetaja igapäeva siis nii-öelda elust, aga selle mõttes mina mehena 2 aastat olen suutnud täiesti edukalt selle õpetaja palgaga ära elada ja palk ei ole see, õpetaja amet ei ole see, kus mammonat kokku ajada. Küll aga kui ma kooli läksin, siis ma tundsin väga, ma arvasin, et kõik õpetajad on väga eetilised ja neil on väga kõrged ootused ühiskonna poolt ette seatud. Ma jätkuvalt olen seda meelt, et kindlasti peabki olema õpetajatele väga tugevalt eetiliselt kõrgemad normid. Paraku need õpetajate ise eneslik selline regulatsioon, et kui mina näiteks hetkel kohustäitjana või õpetajana tunnen, et ma ei saa enam hakkama, siis tegelikult õpetajad on ju õppinud ennast analüüsima, õppinud ennast väga adekvaatselt hindama ja kui ma saan signaal, et tõepoolest ma ei sobi kas kohustäitjana, kas õpetajana, siis selles mõttes peaks olema piisavalt palju üllast meelt, et taandada ise süsteemist
tegelikult on päris nukker mõelda ja kuulda, kui kangutatakse koolijuhte või õpetajaid lahti sellelt kohal. Ma ei tea, kuidas Hendrik Agur teie koolis on, aga meil on õpetaja ametijuhend ja on antud tegelikult suhteliselt suured piirangud, nii-öelda suhteliselt suured sellised suur mänguruum, mis tähendab seda, et õpetaja ametijuhendus on kirjutatud, et õpetaja peab olema meie kooli väärtuste kandja ja õpilastele eeskujuks. Ja tegelikult olen ühe sellise väga negatiivse otsuse teinud, kus olen teinud kirjaliku noomituse selle eest, et ta ei ole see meie kooli väärtuste kandja. Mis tähendab seda, et tegelikult õpetajad peavad ise seda tegema, kui mitte, siis nõustun Hendrik su mõttega, et peab olema väga analüüsiv koolijuht. Kui koolijuht ei suuda otsuseid teha, siis koolitaja peab taksus selle koolijuhi minema saatma. Et tegelikult, aga me kõik ootame, et keegi, kui mina olen tulnud õpetajast koolijuhini, et siis mida kõrgema lähed, seda eetilistemaks ja seda suuremate väärtuste kandjateks inimesed lähevad, et ma ei tea, kas see korrelatsioon on niimoodi, teoreetiliselt peaks olema, et mida kõrgemal kohal, seda suurem süda ja seda tugevam inimene. Jah, me oleme nagu muinasjutu maailmas. See on väga idealistlik ja ideaalne ja selline mõnus kuulata lähenemine, et see võiks nii olla. Aga tõesti tuleb tunnistada, et ega täna nii ei ole. Et just tegelikult mina olen oma eelmise koolijuhiga rääkinud ja koolid küsinud käest, et Priit räägib, kuidas siis õpetajaskonna poolt kooli sisekliima toimub. Siis ma rääkisin täitsa ausalt ära ja kooli tegelikult võttis piltlikult peast kinni, ütles, et kas me peaks siis kohe ära minema. Et tegelikult aeg-ajalt on minu meelest hea ja värskendav käida vahepeal ära, et kui 30 aastat koolijuht olla, siis kindlasti ei ole võimalik kooli algusaastatel, keskel ja lõpus ühtset viisi ja strateegiat rakendada, et kuna praegu kool niivõrd palju muutub, siis kooli juhtimisstruktuur peaks piisavalt kiiresti reageerima nendele muutustele. Aga soovitus iseenesest teile, et teie saate küll väga avalikult siiralt rääkida enda soovidest koolijuhtidele. Ma usun, et teie koolides on sellised koolijuhid, kes millegipärast ei sulge ust mõistliku ettepaneku või mõistliku idee eest, vaid hoolivad õpetuskonnast. Mina korraks olin üks suuremaid kurvastajaid, kui 5 aastat tagasi muutusid direktorite töölepingud tähtajatuks taas. Enne seda nad olid 5-aastased tähtaega, mis oli minu meelest mõistlik, sest kui see tööaasta lõppesid, siis pidi ta ennast jälle tõestama, komisjoni uuesti kandideerima. Tänaseks on see lõppenud. Täna oled direktor, oled eluaeg. Kas sa teed seal midagi, veerad pöidlaid, hoiad paberid korras? Pole vahet. Mina olen ikka direktor. Et seetõttu on see äärmiselt kahetsusväärne minu meelest ja konkurents on edasi jõud, seda tulevikus tuleb õpetajate kohale ka, aga sellest on tõesti kahju. Ja kui on hea koolijuht ühes kohas, siis ta võidab taas konkurssi jätkab, pole probleemi. Ma noormehena mõtlesin täpselt samamoodi nagu teed kahel pool, et ma läksin kooli, siis ma olin selgelt veendunud selleks, et mitte vanaks lukkunuks ja muutuda ja küünikuks õpetajana, et ma teen seda tööd 9 aastates läbi ja kui ma seda tööd hakkasin tegema. Täpselt samamoodi, kui ma läksin Tallinna Ülikoolis, ma mõtlesin, et ma elus ka õpetajaks ei saa, meil oli sellised töökogus. Ma sain õpetajaks ja 9 aastat olin õpetaja. Siis pean ütlema, et tagantjärgi ja täna mida rohkem ma olen elanud, seal on mõtteid muutnud. Me võtame ja kujutame endale ette asju ühe negatiivse näite põhjal, 1-2 negatiivse näite põhjal. Ma võin teile tuua Tallinna ja Vabariigi pealt 10 näiteid sellest, kus kool on olnud ühe või teise koolijuhi elutöö. Täna teatakse koole nende direktorite nimede järgi, kuigi need koolijuhid on juba surnud.
Kadrina kooli teatakse eelkõige Ott Ammeri järgi. Kas keegi teab tegelikult Prantsuse lütseumit ilma Lauri Leesita? Me võime neid kümneid ja kümneid näiteid tuua sellest, kus inimene, kui ta hästi tahab, siis ta suudab seda tööd teha ka väga pühendunult. Tänasel päeval võtame teid kõikides koolides, kus te olete, mõelge nende õpetajate peale, kes on võib-olla sealt koolis 25-30 aastat, teinud pühendanud seda tööd ja öelge talle nüüd üks päev, et sa ei kõlba enam kuhugi. Võtame näiteks Nõmme gümnaasiumi pikaajalise õpetaja Raimond Kundi. Kui vilistlaste kokkutulek oli, siis seda õpetajat meenutati sellise tänutundega ja ta oli ainuke, kelle juurde mindi olemas. Nii et seda tööd on võimalik teha ka pühendanud terve elu, andes terve elu sellele ja andes ka väga palju. Ja kui keegi meist arvab, et õpetajaks on võimalik saada 2-3 aastaga, siis me sügavalt eksime selles. Tõeliseks õpetajaks see, kes ka lapsi oskab armastada nende head ja halvas, sünnivad ikkagi tegelikult läbi pikkade kogemuste ja need kogemused, mis on 10 aastat olnud õpetajal, kes suurepäraselt suudab ainult omandada, seda ei ole võimalik ei magistriõppes, ei doktoriõppes, ei bakalaureusõppes õpetada. Need on need kogemused, mis tulevad. Ja ärme ole noorest peast, ma mäletan, kui ma kooli läksin, siis mul oli igavene kihvt idee, läksin õppejuhatajale rääkima, õppejuhataja ütles, kuule, et kas sa selle peale oled mõelnud? Kuradi stagnant, see oli ajal stagnatsioon tegelikult ja mõtlesin, mida sa minu noore mehe toredaid mõtteid siin hoiad tagasi. Et selles mõttes me kõik muutume ajas ja võib-olla, et elukogemus on see, mida kuskilt võimalik õppida, aga see on see, mis meile tegelikult teatud mõttes annab meile väärtust juurde. Aitäh selle mõtteavalduse eest, et me oleme põgusalt puutunud paljusid teemasid ja me oleme isegi muinasjutumaailmas ära käinud, aga et võib-olla annaksid võimaluse ka publikule esitada küsimusi. Palun, Karin Kõleta. Et ma küsikski selle viimase mõtte kohta just, et mul tekkis selline küsimus siis, et kuidas see, kui õpetajatel, direktoritel on tähtajalised lepingud, kuidas see nagu takistaks seda või kuidas see võtaks ära selle võimaluse, et need õpetajad, kes suudavad teha pühendunud tööd väga pikka aega, et nad saaksid seda teha, et mina, kui ma võtan kas või õpilase perspektiivist, et ma mitte väga ammu ei olnud veel õpilane, et minu meelest see vastutus hariduses on niivõrd suur, et sellepärast, et me tunneme muret sellepärast, et kuidas see inimene pärast seda, kui tema pedagoogikkarjäär on lõppenud, et kuidas ta hakkama saab, et see ei ole nagu, see ei kaalu üles seda vastutust, mis meil on tegelikult õpilaste ees ja selle hariduse andmise ees. Et ma lihtsalt, mul tekkis selline vastuolu enda selles, et kuidas need tähtajalised lepingud nagu võtavad selle võimaluse ära. Õpetajal ei ole kunagi olnud tähtajalist lepingut. Õpetajal on alati olnud tähtajatu leping ja tänases töölepingu seaduses pole midagi lihtsamat teatud lihtsalt, et talle järgmist õppeaastast tööd ei anna ja pole mitte midagi ka õpetajal teha, tal ei saa kuhugi pöörduda vaidlustamist mingi mõttes. Töövaidluskomisjon, vanasti oli, et läks töövaidluskomisjon, kus nüüd valitselt lahti lastud, siis siin ennistati tööle. Täna ennistasid keegi tööle ka. Nii et selles mõttes on see muutunud ääretult lihtsaks ja täpselt sama kehtib ka koolijuhtimise suunas. See on Eestis, paljudes riikides on tähtajalised. Ma ütleks, et selle küsimuse nimi on tegelikult teistpidi võttes, et kool ei ole sotsiaalhoolekandeasutus, vaid ta on õpilaste jaoks ja väga kurb, kui see muutub selliseks, paraku seda väga palju kohta. Mul on kohe küsimus selles suhtes nende pikaajaliste õpetajate kohta, et te tõite palju näiteid, üldse palju, aga mõned näiteid, et ka pikaajaliselt saab väga edukalt asju korda saata. Aga samas ma küsiksin, et mida peab nagu noor õpetaja, noor inimene, kes tahaks õpetajaks minna tööle, et mida ta peab arvama siis direktorist, kes otsibki selliseid inimesi, ütleb, et ma ei võta sind tööle, kuna sa ei tule kunagi mõneks aastaks meie kooli õpetama. Et mida siis, minu küsimus on, et kas te näetegi ainult niimoodi, et peaks õpetajad ja koolidirektorid umbes mitmekümneks aastaks tööle võtma, et siis omandada seda praktilist kogemust? Ei. Vaadake, nüüd me läheme nagu ühest äärmusest teise, et ma ei ole öelnud, et kõik peaksid olema 30-aastase staasiga koolis. Ma ütlen selles mõttes, et meil ei tasu nagu prügikasti visata neid inimesi, kes tegelikult seal koolis ka täna töötavad. Teine küsimus on see ja laiem küsimus,
kuidas üldse tegelikult noored täna tööturul konkureerivad. Selles mõttes, et kuidas tööturule siseneda. Ka mul omal on täpselt sama vana tütar kodus, kes kohe on valmis tööturule sisenema ja ma olen mitmel korral seda arutanud, kuidas sinna siseneda, kuidas saada jalg ukse vahele, kuidas saada see esimene kogemus, sest et kui meil on juba rohkem kogemusi, siis kindlasti. Ma arvan, et noortel täna kooli minna ei olegi üldse probleeme ja kõik koolid suhteliselt hästi võtavad noori vastu. Ma väga tahaks seda loota ja ma ka tean, et võtavad vastu, et mina noore koolijuhina võtsin ka hea meelega noori inimesi tegelikult vastu. Eriti tore oli noori tüdrukuid võtta, sest aasta pärast nad läksid dekreeti ja see oli suured augud sees. Aga nii ta on, et ma ei näe nagu, tähendab selles mõttes, et kui see kool, ma arvan, selles suhtes ütleks nii, et kui te ei taheta sinna sellepärast vastu võtta, et te olete liiga noor, siis ma arvan, et teil ei ole ka seal hea töötada. Et selles mõttes tasugi trügida, mingi kõrvalkooli seal võtaks teid kahel käib vastu ja seal on veel parem töötada. Jah, et see esimene küsimus üldse oli see, et mis on need Eesti haridusprobleemid, siis mina kuulsin küll kahte ühesugust vastust, et probleem on see, et koolide tase on väga erinev, aga mida te selle täpsemalt silmas pidasite ja üleüldse, mis on nagu see hea kool või mis on Eestis see kõrge kool ja hea kool, miks ta just on siis hea või miks te ütlete, et on hea? Ja milline kool on halb ja miks ta on halb? Mina pole öelnud head ja halvad koolid, mina ütlesin. Ja ma arvan, et meil on üks vastus, et küsimus oli, et mille poolest siis need heaks ja halvaks eristuvad, et mina arvan, et sellest võib lähtuda, ma ei tea, kui nüüd humanistlikest väärtustest, siis et ikka kas seal on hea töötada ja kas seal on hea õppida, et see võiks olla nagu mõõdupuu, mitte riigieksami tulemused, mis mõõdupuuks on. Ja tegelikult need koolid, kes ma arvan sisehindamist tõsiselt on võtnud, sisehindamist kui enda tegevuse hindamist, siis ongi juba nende mõõdikuteni jõudnud, mitte nad ei hinda õpitulemusi tinkimata, vaid et õpilase arengut, et tulemus on ka see, et kui meil on ühel aastal näiteks 3,2 või see on vist väga hull number, 4,2 keskmine ja teisel aastal on 4,3, siis see näitab teatud arengut ja küsimus oli selles, kas me oleme nagu pingereas kuskil topis, aga pigem võiks küsida õpilaste õpimotivatsiooni, uuringu võiks näiteks koolis läbi viia, et saada aru, et kas õpilased tunnevad selles koolis nagu õppimisest rohkem. Et ma võib-olla, kui mina koolijuhi juht oleks, siis ma võtakski võib-olla sellise motivatsiooni ja rahulolu nagu mõõdikuks oma kooli arengu hindamisel. Ma täiesti ühtin ja ongi sellel on mitu aspekti, et üks on see sama, et kuidas õpilased ja õpetajad seal koolis ennast tunnevad, millised on kooli väärtused, milline on see kooli kultuur ja seal on väga palju alapeale alates sellest, et kuidas need lapsed, kas neil on seal hea olla, kuni selleni, et kas nad kasutavad nuga ja kahvlit sööklas või söövad ainult kahvliga, pole nuga näiteks tutvustatudki ja lõpetades loomulikult sellega, et alati on tegelikult hea nagu hariduskorralduses või natuke haridust eemal inimestel kriitikanooli ja igasuguseid üldistusi teha, aga ma ütlen, et tegelikult on meie õpetajad, koolijuhid, kes on hariduse eesliinil ja seisavad reaalselt tahvli ees, kriit käes. Meie teame, mis tegelikult koolides toimub. Ja kui me paneme see on üks pool koolikultuur ja teine need tulemused, ma ei vähetähtsustaks neid tulemusega siiski, kui me võtame see kooli ebaühtline tase. Ma saan öelda gümnaasiumi direktorina, et kui põhikooli lõpetajad kandideerivad gümnaasiumisse üle kogu Eesti, võib-olla teate lähemalt siin detailid, me korraldame ühiskatseid siin reaalkooli tikiga ja nii edasi, siis kui põhikooli lõpetaja tuleb diagonaalis, tunnistus on viied, eeskujulik käitumine viied erinevatest Eestimaa koolidest, põhikoolist, gümnaasiumidest. Ta tuleb täis puhas viieline, aga siin, kus on nüüd ühtne katsed või ütleme ühtsed testid, on tulemused kosmaalselt erinevad. Gümnaasiumis on see puhas viieline, vaevu kolmeline, ta tuleb järgi aastaga, aga ta on alguses kolmeline. Siis see taseme ebaühtlus ongi see, kui me räägime mõõdetavatest tulemustest. Ja mida on siis see laps ja vanemad, kes on kusagil Kesk-Eestis või Lääne või kusagil mujal Harjumaal, milles on tema süüd, ta on tegelikult petetud. Ta on oma kooli poolt, kus ta on saanud need tulemused, kui me peame mõõdikuid jälgima, ta on petetud, ta on öeldud, et ta on väga tubli, ta on väga hea tasemel, tegelikult selle ütleme, ühtse standardi võrreldes teiste järgi on hoopis erinev tase, see ongi see ebaühtlus mõõdetav.
riigieksami tulemusi, me võime sellest vaadata, me võime neid sõimata, ma ei vähe tähtsustaks neid, siiski on see näidik. Kommenteeriks ka, et tegelikult uues õppekavas on hindamine väga hästi lahti seletatud, nüüd on kujundav hindamine, mis tähendab seda, et see mõõdik on veel hajusam, mis tähendab seda, et õpilast hinnatakse tema enda võimetuste ja tema eelmiste tulemuste põhjal, et nii on veel raskem edasi minna, et inimesel on hea komme alati igale poole mingisuguseid numbreid ja võrdlusi tekitada. Aga selle mõttes jah, nõustun samamoodi, et iga meie sellest õpetaja teab, et kes on hea õpetaja, kes on halb õpetaja. Koheselt võib-olla ei tulegi meelde, et miks ta hea või miks ta halb on, aga kõik saame sellest tunnetuslikult aru. Meil aeg pressid natukene peale, meil on aega veel 3 küsimuseks, aga need, kellel jääb vastamata, et saab kui kohvitassi kõrval küsida. Ja siin on praegu Triin, Helen ja Mariann. Aitäh selle diskussiooni eest, et tohutu palju mõtteid keerab peas. Ma proovin ühe teema nendest veel tõstatada, mida me rääkisime, aga natuke veel tagasi tulla selle õpetamise kvaliteedi juurde. Vaadates ka oma isikliku kogemuse põhjal koolis ringi, et mulle tundub tõesti, et hea õpetaja võib olla see, kes on seal töötanud 30 aastat, see, kes on töötanud 5 aastat, et tegelikult sellel perioodil nagu ei olegi vahet. Küsimus on selles ikkagi, et mida see õpetaja seal klassi ees teeb ja et kes ta nagu inimesele oma motivatsiooniga seal klassi ees on. Nüüd üks teema, et olles ise olnud aasta aega koolis, et kooli poolt on minult käidud tundi vaatlemas 1 kord. Ja minu väide on see, et me tegelikult ei tea täna, mis meie klassides toimub. Rääkimata füüsilisest keskkonnast, et meil on klassi uksed kõik kinni ja vaatama parem ärge mitte tulge. Et kuidas me usaldame sellist süsteemi, kus on kõik nii kinniste ukse taga ja väga kaalukatelt kõnelejatelt tuleb kogu aeg sellist sõnumit, et kõik õpetajad Eestis on head. Et ma ei ole kuulnud ühtegi teist ametit, kes ütleks, et kõik tema esindajad on head. Et seal on nagu minu meelest mingi ohukoht olemas. Ja nüüd ma olen natuke ka segadsus, pean tunnistama, et kui ma loen seda uut haridusstrateegiat, kus õpetaja punkti all on see kirjas, et õpetajale tuleb anda veel rohkem loomingulist vabadust ja nagu vabastada bürokraatiast. Et siis täna, mida ma kogen, on see, et tegelikult ma ei tea, ma olen ka töötanud mujal erasektoris ja nii edasi, et ma ei ole mitte kunagi kogenud sellist vabadust, nagu mul täna klassis on. Kui ma olen hea õpetaja, ma kasutan seda hästi. Kui ma olen halb õpetaja, ma kasutan seda halvasti. Ma oma koolis õpilastelt ka teinekord kuulen selliseid lugusid, et mul tõusevad ihukarvad püsti, mismoodi on õpetajad õpilastega käitunud. Ja lapsed klassid on täiesti endast väljas ja et mul tuleb kulutada tunnist 15-20 minutit selleks, et neid lihtsalt maha rahustada. Et minu küsimus on see, et kuidas me saaksime tegeleda selle hariduse reaalse kvaliteediga ehk siis selle tööga, mis toimub iga päev klassi ees. Ja võib-olla me ikkagi peaksime mõtlema selle peale, et mis on kooli juhtkonna roll, et kas direktor on see, kes vaatab katuse eest, kes vaatab, et paberid on korras, või direktor peaks ka veetma näiteks pool oma ajast tundides vaatlema, millised on õppimise kvaliteedi küsimused. Ja see ei tähenda seda, et me võiksime kedagi kirjutada prügikast, et minu meelest see pole üldse küsimus. Küsimus on see, kuidas me toetame nende inimeste arengut ja milliseid ootusi me seame nende rollis progresseeruvalt. Täna võib-olla tõesti algaõpetaja on mitte eriti heas positsioonis või mõni kogenud õpetaja on mitte eriti heas positsioonis, aga seame temaga koos arengu eesmärk, aitame tema arengut toimida ja mõõdaksime seda. Ai, mul on meeldivad noored kooli. See värske mõte, see on kõik, mis vaja ja kui me kuuleme seda nüüd hariduskorraldustegelaste üldist juttu, ma räägin üldiselt, siis see veel kurvaks ja see tuleb otse see elust enesest, no lihtsalt kõrvad sulavad. Ja üks osa on see, et sisehindamine, eks ole, koolis. Vaatame jälle selle koolijuhi otsa. Et kas väga elulised näited, tõepoolest, et kust me saame väita, et kõik meie õpetajad on head, kõik meie koolid on head, mille järgi? See on ju tegelikult puhas sõnakõlks, see ei ole ju nii. Et seetõttu jälle vaatame koolijuhi otsa, vaatame omavalitsuse koolipidaja otsa. Ja kõik need samad küsimused, et kuidas õpetajat ära tunda, need on väga täpselt nagu Priit ütles, ka tunnetuslikud. Lisaks sellele mõõdikute, lisaks sisehindamisele oleks tore, kui paljudes koolis oleks toimiv sisehindamine, ka mitte ainult juhtkonnapoolne, vaid ka õpilase vaatest õpetaja suunas. Hästi lühidalt, ma arvan, et mitmeid neid muresid, mis siin
üles tõsteti, lahendab suures plaanis ikkagi konkurents õpetaja kohale ja konkurents juba siis ka nendele õppekohtadele ülikoolides, kus valmistatakse ette õpetajaid. Ja selleks, et see konkurents tekiks, no see ei ole ainult kooli teema, see on oluliselt laiem ühiskonna teema ja ma arvan, et ta sellises võtmes vähemalt me üritasin ka kirja panna ka selles strateegias. Nii et loomulikult õpetajale tähendab see ka teatavat ebamugavust, sest ta peab ikkagi nagu ennast võrdlema ja tõesti ja siis loodetavasti tekivad ka need olukorrad, kus need hullud õpetajad, jutt oli, need lihtsalt siis nagu mingi aja jooksul kaovad ära, kuna on teised paremad kõrval. Ma korraks tahan küsida, et ütleski, et mingi aja jooksul, aga iga sekund me võimegi teha neid rumalaid tembeldamisi, mis tegelikult panevad sellele põlvkonnale nagu või sellele konkreetsele inimesele mingi väga suure põntsu, et kui pikk meil see kumm nagu on. No, eks minu kujutluses on see ikkagi number 1 ja kõige kiirem lahendus on läbi koolijuhi, kes peab märkama selliseid asju ja suutma siis ka mingisugust otsustada. Vastus ka hiljem. Ega mul ka mingit geniaalset ideed ei ole, mida ma teiega arutanud, et minu arusaamise järgi Eesti Vabariigis ei ole õige loomulikult hakata koole kuidagi välishindama enam, see on nagu läbitud etapp, sest see oleks nagu protsessi kuidagi vastu minev. Aga et kui me tahame, et kooli ise nii-öelda enda õppimist soodustaks ja oma tegevust hindaks, siis me peame ikkagi koolijuhi professiooni või koolijuhi ameti palju nagu selgemalt seadusandlusesse sisse kirjutama ja väga selgemad, palju selgemad ja palju kõrgemad nõuded esitama koolijuhtidele. Sest et midagi ei ole teha, koolijuhist sõltub see, mis toimub konkreetses koolis, kui sa kirjeldad seda olukorda. Ja loomulikult ma ei taha nüüd vastutust veeretada kooli, et seesama ettevalmistuse pool, et need tudengid, kes lõpetavad, et nad oleks valmis vastutust võtma ja enesekriitilised olema. Kooli üks vastutusala on ju õppe ja kasvatustöö eest vastutamine. Minu meelest see on juba koht, kui õpetaja ei luba millegi pärast, kas koolijuhti, õppejuhatajat, tugikeskuse inimest enda klassi. See on üks väga tugev probleem. Minu meelest küll konkreetselt, kas õppejuhataja või koolijuht peab väga otseselt, see peab olema puudutatud väga otseselt, sellepärast, et kõik, mis koolis toimub, tipneb ju ikkagi kooliviga. Ma ütlen ka, et mina koolijuhina käisin küll tundi külastamas ja ma teadsin suurepäraselt, millist õpetajad mul on ja ma küll ei olnud ükski uks lukkudega ega lahti. Ja ma võin ka öelda, et täna näiteks kas või seegi märk, et kui me renoveerisin seda pool, mis lapsed peavad, siis üks nõu oli see, et uksed on klaasist, mitte uksed veel suletud ja minu arust tänapäeval kool muutub veel tavatumaks ja pool Tallinna koolijuhid on majandusmuudetest täna vabastatud tegelegi nende õppekasvatustöö ja selle korraldamine. Me oleme läinud juba natuke nüüd aja, et kas meil on reservis veel 2 küsimuse jaoks aega või ei ole? Ei ole. Viimane küsimus. Et siis oli Helen järgmine, et Mariann võib-olla sa suunad oma küsimuse kohvipausi aega. Küsi julgelt pärast siis, jah. Ma võtan siis oma mõtte hästi kiirelt kokku, et härra Anesmaa üle teie jutust jäi mulle kõlama see, et te peate väga oluliseks seda, et meil oleksid need nimed. Iseasi, kui vanad nad on ja iseasi on see, et kui nad sisuliselt annavad oma õppeainet väga hästi edasi, aga kas nad on ka nagu metoodiliselt ja ka nagu selle uue soodustava õpikeskkonnaga kaasa läinud. Ja teiselt poolt ma tahaks väga tänada Hendrik Kahurit, kes on oma koolis nii-öelda juba hakanud muutma seda, et oleks ka nooremat ja värskemat õhkkonda. Ja siinkohal ongi, et kuidas me leiaksime selle tasakaalu, et lisaks nendele väga teenekatele, keda tegelikult mingil määral väga tihti nende pigistatakse silm kinni. Ja kuidas me tekitame ruumi nende noorte inimestele ja kuidas me tekitame selle koostöö nende sisuliselt väga tugevate juba vanade õpetajate vahel ja nende noorte vahel, kellel on need uued, moodsad, interaktiivsed õpetamismeetodid, et kuidas saaks need kõik asjad koos toimima panna, et oleksid need noored säravad õpetajad, kes suudaksid süstida säärtsakust ka nendele vanematele õpetajatele, nendele õpetada siis neid uusi meetodeid ja vastupidi see vanem õpetaja, kes suudaks nagu sisuliselt arendada seda noort õpetajat. Vastan hästi kiirelt. Unustatud vanad
tema jagas oma kogemust noorele ja noor jagas tegelikult neid teadmisi oskusi vanale. Toimus sünergia selles mõttes, polegi midagi lihtsalt. Mul on hästi lihtne vastus. Sõltumata vanusest, noorega seda vanad, parimad saavad tööd. Aitäh, see on väga ilus lause meie diskussiooni lõpetuseks, aga et võtaksime ka võib-olla selle tänase päeva natukene kokku, et igaüks teist võiks lühidalt öelda, mida te plaanite järgmiste kuude või aastate jooksul teha haridusmaastiku parandamiseks, edendamiseks. Ma jutustasin oma idee peaaegu juba ära, et siis, et me püüame käivitada alternatiivse õpetajakoolituse õppekava täiendamist. Ma tahan öelda, et mina oleks elavaks eeskujuks meie kooli väärtuste visiooni kandmisel, kus me oleme sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on auses. Mina soovitaks järgmise 3 aasta jooksul Nooredkooli noortele õpetajatele natuke nihutada seda niisugust tüüpilist eestlaslikku, soome-ugrilikku suhtumist, et kui asjad lähevad hästi, siis nad üldiselt ikka veel päris hästi ei lähe. Et sellist positiivsemat meelt ja siis, kui asjad lähevad hästi, siis kõva häälega seda välja öelda, tunnustada oma sõpru, naabreid, kaasõpetajaid, öelda seda positiivset lauset ja siis tegelikult hakkabki ära kaduma tasapisi. Ma loodan see, millest te rääkisite, et õpetajad on natuke murelikud ja ei ole päris seda kooli rõõmu palju. Seda kooli rõõmu saab igaüks ise toota ja ma arvan, et see võiks üks noored kooli väike lisamotiiv olla selles programmis osa. Mina soovin teha oma igapäevase töö ja toimetamistega nii koolis kui ka väljaspool kooli. Et kõlab trafaretsetega, et noortel oleks parim õpikeskkond, kõlab trafaretset, aga ma teen seda. Aga sellised, et kaasates uusi parimaid õpetajaid, kes omakorda toodavad sünergiat ja toovad uusi inimesi koolidesse ja sellega rikastavad ja laiendavad üldse kogu Eesti hariduspilti positiivsuse suunas. Ja vabandust, ma nüüd lähen üle igast volituste, aga ma ei võta kunagi mingit honorari üritada. Täna võtan oma honorari ise välja ja esitan ühe reklaami ja ütlen, et Gustav Adolfi gümnaasium otsib omale eesti keele ja kirjandusõpetaja. Palun pöörduge koheselt minu poole. Aitäh! Ma arvan, et meil on puht praktiline tegevus, et selle aasta jooksul tegelikult kindlasti me peame koostöös Tallinna vanemate koolijuhtide ja õpetajatega välja töötama koolivõrgu arengukava järgnevaks 10 aastaks, mis on suhteliselt keerukas ja raske ülesanne selleks, et ta hakkaks ka toimima ja et oleks mitte ainult sõnad paberil, vaid ka reaalsus hakkaks toimima, et see on üsna konkreetne ülesanne, millega ma tegelema. Ma tänan paneelis osalejaid sisutiheda vestluse eest, ma tänan teid küsimuste eest ja ma arvan, et siin oli täna palju teemasid, millest võiks veel lõputult rääkida. Et kasutage siis selleks kohvipausi aega ja aitäh! Kommenteerin juurde, et 5. lennu moosipurgid, mis on täidetud oma tehtud moosidega, lähevad siis kohe tänutäheks meie esinejatele. Et aitäh veel kord ja 15 minutit pausi.